Tere tulemast, Tšema. Mulle tegelikult mul on nii hea meel, sest et tavaliselt, kui me oleme kusagil näinud, siis see on kusagil rahva seas, me ei ole väga kunagi niimoodi jututada saanud, aga näed. Väga tore, et saame nüüd täna jagada isiklikku lugusid. Hästi personaalseid, väga intiimseid. Aga aitäh sulle, et sa olid nõus tulema. Tean, et tegelikult sul on lõpetamiste hooaeg on praegu koolis ja sul on väga tihe. Et ütle ausalt, et kas oli hea meel ära tulla kooli juurest praegu? Väga hea. Ja kui on tihe, ongi vaja korraks ära tulla. Ja just. Teine kordki võib see üks arutelu õhtu nii-öelda tekitada, kui sul on lõpetamiste hooaeg. Hea meelega. Väga hea. Kuule, mina ei oska su päris nime hääldada. Äkki sa korraks nüüd ütled hästi rahulikult, niimoodi, et kõik saame aru, mis su nii-öelda tegelik päris täisnimi on? Minu tegelik päris nimi on... Passinimi. Passinimi. Jose Maria Camean Arisa. Okei. Jose Maria on nimi, Camean Arisa on perekonnanimi. Okei, väga lahe. Aga mind kutsutakse nagu tead Tšemaks. Jah. Ma ei hakka seda pikka juttu nagu rääkima, aga sisuliselt tuleb Põhja-Hispaaniast on kombe kutsuda Jose Maria Tšemaks. Ja Tšema tuleb Jose Maria sõna keskelt. Jose Maria, Sema, Tšema. Tšema, okei. Väga lahe. Kuule, tänane teema on ränne, siis mulle tundub ainult nii-öelda loogiline, et sina oled üks nii-öelda tänase õhtu selliseid külalisi, sest et kilometraaž on tegelikult sul üsna kõva, peaks ütlema, et Argentiinast Soome. See on, ma arvan, et see peab olema nagu üks väga ekstreemne näide, et äkki sa korra natuke räägid, mis sind Soome viis, ja kuidas see nii-öelda käis sinu jaoks? See on selles mõttes naljakas, et sa olite kirjutanud mingid rändajate lood või immigrantite lood ja ma ei ole kunagi mõelnud endast kui immigrant või rändainimene. Et see oli hea nagu aru saada, et ma olen ka üks nendest. Et sa tead, et sa oled rändaja. Jaa, ma olen rändaja. Aga võib-olla selle pärast olin nii noor, kui ma tulin Argentiinast ära, kuigi ma tihti rõhutan, et ma ei tulnud Argentiinast ära. Ma läksin Soome. Just. Et ma ei tulnud kuskilt ära, vaid läksin kuhugi. Mis võib-olla tundub, et see on väike erinevus, aga minu jaoks on väga oluline. See on tegelikult suur asi. Jaa. Et see eesmärk ei olnud minna kuskilt ära, oli minna kuhugi. Aga miks siis... Ja ma läksin õppima. Ma sain stipendiumit ja võimalust minna õppima Soome riigiteadust. Helsingisse, Helsingi ülikoolis riigiteadust ja mul oli erialana rahvusvahelised suhted ja rahvusvaheline poliitika ja õigus. Ja mis su pere ja tuttavad ütlesid, kui sa ütlesid, et kuulge, ma ei saa öelda, mida isa ütles. Ma ei saa seda öelda, ma võin sulle pärast rääkida, aga mitte... Äkki sa saad parafraseerida, ei saa. Aga peame säilitama teatud viisakus. Absoluutselt. Aga mõte oli see, et isa ei teanud üldse, kus Finlandia. Kus see asub? Finlandia, no mis asi? Aga mul oli, kui ma ütlesin talle, mul oli valmis juba kaartid, brošüürid, kogu materjal panin laua peale. Ja pärast uudis hakkas levima, et ma lähen Soome, hispaania keeles Finlandia, ja mul helistas vanaema, et õnnitleda, et ma Philadelphiasse lähen. Ja siis helistas üks kooli klassi vend, hea sõber, ja ta oli hästi pahane, et ma lähen ära. Ja ta ütles, ja Filipiinid on nii kaugel, et ühesõnaga Finlandia. Finlandiast sai Philadelphia ja Filipiinid ja okei. Aga ma tegelikult lendasin Rootsi ja sealt laevaga edasi Soome. Aga mis su kokkupuude Skandinaavia maadega oli olnud seni, enne kui sa jõudsid? Minimaalne? Minimaalne. Aga mis oli sul mingid eelarvamusi? Mäkinen, Häkkinen, Jari Litmanen. Ühesõnaga kõik, kes olid Argentiina rallil varem käinud. Aga muidu hästi väike, eks ikka koolis midagi õpid. Aga seoses Eestiga, sellega seoses mul on üks huvitav lugu, mille ütleme, moraal võiks olla ära ütle kunagi
ei kunagi. Ja. Koolis ma pidin, ajalooõpetaja oli andnud meile ülesandeks, aastat olid 90-91. Pidime leikama iga päev ajalehest uutiseid, mis oleks seotud Balti riikidega. No, see oli kogu see... Argentiinas? Ja kogu Nõukogude Liidu lagunemise aeg, eks ole. Ja me pidime iga päev ajalehes, internet ei olnud, siis pidi nagu leikama. Veits nagu sarimõrvar. Et ma reetsin oma panust, just. Aga... Keegi pead tähele. No muidugi mina ei teinud seda tegi mu vanaema. Sinu eest? Ja, ta lõikas iga päev, siis tegi mulle väike mappi ja andis mulle. Mina kleepisin ja panin kommentaari, tegin kokkuvõtte. Aga ma olin hästi pahane selle töö pärast. See oli pikk ja ma ei saanud aru, miks ma pean seda tegema ja ma klassis, ma mäletan, et ma ütlesin õpetajale, et miks me peame nii palju uurima ühte riigi, kuhu ma ei kavatse kunagi elus minna. Mul pole mitte mingit huvi. Meil oli Estonia, Letonia, Lituania, Eesti, Läti, Leedu. Mind ei huvita, ma ei lähe kunagi sinna. Et see info nagu on täiesti samamoodi nagu praegused need õpilased ütlevad, et ma ei hakka seda siinust, koos-siinust kunagi kasutama. Sest ta ei tea nagu... Aga kui see ajalooõpetaja läks pensionile, ma sain teada, et ta oli läinud pensionile, ma kirjutasin talle pika kirja, ilusa kirja. Muidugi. Ja ma jutustasin talle selle loo. Ta oli hästi õnnelik, ma ütlesin, mitte ainult olen Eestis, töötan koolis, olen õpetaja. Kõik seda, mida ma olin öelnud, mitte kunagi ei teeks. Ja mäletan, et ühel reisil käisin Argentiinas, rääkisin emale selle loo ära. Ja ma ütles, mul on see töö olemas, see mapp. Wow. Päriselt siis ta tõi mulle ja see on mul nüüd koolis kabinetis. Nii äge. Et saab näidata. Kuule, see on äge lugu ju. See on väga äge lugu. Ma mäletan... Ja ma sain 10-10. Ja sa said täisi, su vanaema sai 10-10. Ja olgem ausad. Ma mäletan... minu õde kunagi, kui me tulime Ameerikast Eestisse aastal 97 ja ma mäletan, et see oli siis mu õde käis keskkoolis ja tema ütles 2 asja, meie tausta on kristlik on ju, ja siis ta ütles 2 asja, et esiteks, kui ma saan 18, ma kolin kohe Ameerikasse tagasi ja teiseks, ma mitte kunagi ei abiellu pastoriga. Need on need nagu kurikuulsad sõnad, et kui sa midagi ütled, et ma ei hakka seda kunagi tegema ja mis sa nüüd arvad, loomulikult nad elavad Eestis ja loomulikult on pastoriga abielus, aga et need on need hetked nagu, kus sa oled nii veendunud ja siis kõik muutub. Aga elu ongi põnev. Elu ongi põnev ja see, et argentiinlane läheb nii-öelda Soome, see tegelikult on ka ikkagi päris põnev, et mis need eelarvamused olid Soome kohta, enne kui sa läksid. Et sa teadsid ju, et on külm. Et on külm, et on pime, et ei juuakse palju. Ja ma seda sain kinnitada. Sai kinnitatud. Kohe. Et oli esimene ülikooli, esimene päev ülikoolis, mingi pidu oli, kell 7 algas ja kell 8 ma sain aru, et ma ei saa kellegagi rääkida enam. Et ma ei olnud harjunud sellega. Aga muidu minu kogemus Soomes ja ülikoolis on ülihea, ma olen väga õnnelik ja tänulik. Ei no loomulikult, aga lihtsalt ma arvan, et see on... Kuigi kogemus Eestis on palju parem. Ei no, me ei pea seda täpsustama selles mõttes, et siin need, kes me oleme, me teame seda juba, aga mis meil igal ühel vaatab mingid eelarvamused mingite riikide kohta, kus me ei ole võib-olla, kus me ei ole käinud või isegi tekib, kui me ei tea, kui me ei tunne kedagi mingist teatud riigis, siis kohe, ma arvan, et vähemalt mul on küll sellised eelarvamused. Et mis olid mingid asjad, sa ütlesid, et mõned eelarvamused said nagu tõestatud, aga kas mingid said ümber ka lükatud? Ei, sellised naljakad eelarvamused, aga ega kui päris aus olla, endast rääkida ei ole väga ilus. Aga mul ei ole tavaliselt eelarvamusi. Siis miks mul pidi olema eelarvamusi Soome kohta või Eesti suhtes? Mitte nagu, aga isegi mitte halvustavalt, nagu et nad on sellised, aga võib-olla lihtsalt nii-öelda, et asjad, mida sa arvasid tõeks olevat. Ma olin 20-aastane, et minu mõtlemise võime oli hästi piiratud. Et ma ei vabandust.
Nad on suit vanemad. Aga ega ma nii palju ei mõelnud. Ja. Aga küll mulle öelnud, et on külm, et inimesed on kinnised, et nad ei suhtle palju. Aga kuidas need tudengid nii-öelda või inimesed, kellega sa siis hakkasid suhtlema, et kas nad olid nii-öelda sinu kui argentiinlase jaoks, olid nad siis nii väga kinnised? Natuke ikka, jah. Nad on ikka kinnised, jah? No näiteks, ma ei tohiks seda rääkida. Ikka tohib. Näiteks sööklas, seal kõik võtavad toitu, eks oli, nagu bufee, võtad ja siis lähed ja istud. Ja ma tahtsin tutvuda inimestega ja rääkida. Ja ma arvan, et ma tekitasin mitmele südame probleeme, sest inimene sööb üksi, tuleb mina, istun, tere, mina õpin riigiteadust. Ja siis ma ütlesin, me ei pea räägima muretse. Et siis ma õppisin, et peab tasapisi, et ei istu kohe ette, et istu võib-olla natuke kaugemal ja homme natuke lähemale. Nagu väike prints ütleb, et peab tasapisi lähenema, et mitte kohe. Aga oli see, tundsid, et sa, kas pigem oli siis niimoodi, et... Mind kutsuti kogu aeg tangot tantsima. Tango, sind kutsuti tangot? Seda küll, jaa, tüdrukut. Tüdrukut tahtsid suga tangot tantsida? Aga ma ütlesin, et ma tantsin ainult jalgpalli. Sest ma tangot ei oska. Okei. No siis küll. Aga kas pigem sa tundsid, et need üliõpilased sinu ümber näiteks, kas nad said rohkem sinu Argentiina mõju või kas sina nii-öelda said rohkem mingit Soome mõju? Mina sain rohkem, jah. Ei, päriselt, sest mina tulin Soome kavatsusega õppida soomlastest. Ja oli mul kavatsus võimalikult palju vastu võtta, mitte tulla nagu... Muidugi jagama ka, mis sul endal on, mida sa pead väärtuslikuks, aga minu mõte oli tulla õppima. Ja see oli ka üks põhjus, miks mul oli ka natuke pingeid Erasmuse hõimuga, sest tihti oli nii, et nad olid oma ette ja neile ei meeldinud, et ma olin soomlastega, et ma ei olnud koos nendega. Ja kui ma olin nendega, et ma ei olnud nõus kritiseerima kohalikke. Sest ma ütlesin, kui sulle ei meeldi, ostad piletit ja lähed tagasi koju, et sa ei pea siin olema. Ja see tekitas ja siis ma tasapisi emaldusin valismaalastest ja olingi soomlastega, aga selleks ma olingi sinna läinud. Nüüd oleks jäänud Argentiinasse. Muidugi. Mul lihtsalt seoses sellega tuli meelde, et üks grupp ameeriklasi, kes kunagi Eestisse tuli, ja siis küsisin, et et olete nüüd Eestis esimest korda, on ju, et mis te süüa tahate, kus me lähme? McDonald's. Ma mingi, päriselt, okei, McDonald's. Et võib-olla oli vaja kohanemisaega, ma ei tea. Aga see nagu näitab natuke lihtsalt seda, et mentaliteeti tegelikult, et sa võid minna ka täiesti nagu uude kultuuriruumi ja mitte midagi sealt nii-öelda kaasa võtta endale. Või sa võid minna avatud nii-öelda silmadega ja nii palju juurde saada. Ainsad piirid olid minu põhimõtted, printsiipid, mis kehtivad Argentiinas. Universaalsed, loomulikult. Nendest ma üle ei taha minna, aga kõik muu. Lase tulla. Näiteks hokki, ma mängisin iga reede, et jäähokid sõpradega ülikoolis, mis oli päris valus kogemus soomlastele. Ma ei õppinud kunagi peatuma. Okei. Siis mind peatas kas ajad või inimesed. Siis nad tagid, kui ma tulin täiega, siis oli kas blokk ette või tule eest ära. Väga õige. Aga ikka kutsusid mängima, et see oli nagu väga tore. Mis on top 3 asja, mida sa soomlastelt õppinud oled? Mina õppisin, väga hea küsimus. Et ma ei tea, kas ma oskan 3 öelda. Kindlasti on, aga lihtsalt nüüd olen pinges kaamerad. Aga Argentiinas, kui mina olin väike, koolist meile tihti öeldi, et näiteks anti mingid arvutid või midagi, et kasuta seda, nagu oleks sinu enda oma. Et hoolis sellest, nagu see oleks sinu enda oma. Ja Soomes meile öeldi ülikoolis, et kasuta seda teades, et see ei ole sinu oma. Et see on kõigide oma. Et see on teiste oma ka. Sinu enda omaga, tee mis sa tahad kodus, eks ole. Ja see
väike erinevus, nägemuse erinevus ja paradigma minu arust oli nii oluline, et muidugi, miks ma pean hoolima ainult siis, kui see on minu enda oma. Ma hoolingi rohkem, kui see on teiste oma. See väga meeldis mulle. See on tõesti oluline asi. Ja, see on väga hea. Usaldus, turvalisus. Ma võiksin unustada ülikooli, oma fotokas, oma telefon ja alati oli seal, kui ma tulin tagasi. Ma ei taha Argentiinast halvasti rääkida. Aga viimasel reisil ma käisin McDonaldsis Eesti sõpraga, kes oli seal. Jätsin oma telefoni veetsu nagu tualetti. Tegin oma asju. Tulin tagasi. Läinud. Et see on, mis seal nagu juhtub. Et mul oli väga hea meel, et saad elada rahulikult, et sa pea kogu aeg vaatama, et kas asjad on olemas, kas miski kadus, eks ole. Seda ma väärtustan väga Soomis. No aga olgem ausad, see ole siis Buenos Aires on ju, et no see on ikkagi täiesti teine mastaap ka muidugi. No 10 miljon, seal on igasuguseid. No täpselt, ma mõtlengi, minusuguseid ka. Õnneks sinusuguseid ka. Mis nii, aga ütle võib-olla üks asi veel, mis sind nii-öelda soomlast, enne kui me Eesti juurde jõuame. Jaa, ma tahan Eestisse jõuda. No kohe jõuame. Oleme kõigepealt veel praegu me Tallinki laeg seisab. Nad ei sõida. Praegu ei sõida, me oleme praegu kinni Soomes. Et üks asi veel, mis sa oled õppinud soomlastelt? Hoolida linna puhtusest ja loodusest. Jaa, seda nad teevad väga hästi. Jaa, see väga meeldib mulle. Kas see oli kuidagi, panid sa kohe tähele seda, kui sa Helsingis jõudsid? Jaa. Et ongi, et linnapilt on lihtsalt nii-öelda... Ja inimesed ei viska asju ja kui keegi viskab, siis keegi teine ütleb, et kuule, sul kukkus midagi või mis... Et see oli nagu... See arusaamine sellest, et elame kogukonnana. Et kõik oleme siin seotud. See meeldis mulle. Nagu, et linn on meie oma. Et see väga meeldis. See on super asi, mis sa välja tõid, ma arvan. Väga oluline asi. Aga nüüd piirangud läksid lahti. Tuleme Eestisse. Sõitsime siia. Kas sa tulid laevaga? Ikka. Tulid laevaga. Kui vanas olid? Georg Otsa laevaga. Georg Otsaga lausa. No nii. Paljud siin ei ole sõidnud Georg Otsaga. Kui vanas olid ja kuidas see juhtus? Aasta oli 2002, aga ma olin käinud Eestis enne mitu korda aastas. Et esimest korda käisin veebruaril 96. Et piti viisumi või viisa on eesti keeles. Viisum ja soome keeles. Et viisa saama, tihti kuna Eesti satkonnas oli nii palju järjekorda, ma tihti võtsin Lätti viisa. Transiitviisa. Ja siis sai lihtsalt Eestisse jääda. Ja tulin tagasi. Et aga... Päris kaval trikk, noored, pange kõrva tähe. Aga õnneks enam ei ole vaja. Aga ja see linn, mida ma nägin Tallinn aastal 96, 7, 8 ja mida ma nüüd näen, see on uskumatu, kuidas see linn on arenenud, kasvanud, kui ilus ta on ja vana linn on imeline pärle ja ta ei olnud selline. Et ja pargid ja et rattateed ja rabal saab käia ja kõik need teed, mis on ehitatud, et sa saad sõita rattaga, ma ei tea, Keilani välja ja et see on suurepärane, et on ilus. Tallinn on väga ilus. Mul on natuke kahju, kui ma näen, et ehitatakse hooneid. Mitte, et ma oleksin arenguvastane, aga ma tulen nii suurest linnast ja ma tean, mis see tähendab, kui linn kasvab üles poole. Just. Ja siis mul tekib hirm, et ärge ehitage nii palju üles. Iga asi tuleb alati ju nii-öelda millegi arvelt. Ja, et pärast kõik need inimesed tulevad alla ja tahavad koju minna. Aga ja see väga meeldib mulle Eesti inimlik suurus, inimlikud mõõdud. Jah, see on nagu tajutav. Buenos Aires 11 miljonit, ma ei suuda seda kunagi, ma ei suuda seda hoomata. Ma ei mäleta, kas ma oleksin kunagi kohanud tänaval tuttavat. Ja ma ei oska öelda, kas on mingi päev Eestis, kus ma ei koha tuttava tänaval. Ja kui ma käin Hiiumaal või Saaremaal või Viljandis või alati on tuttavaid. No selles mõttes, et
sinul võib-olla nagu eriti, No, kui sa sest et töötad su koolis. fännklubi on nagu ei, mis nii, fännklubi, ma ei ole nii mingit lai, fännklubi. et Ei ole, aga kui sa töötad koolis, iga aastal 100 inimest, No just. 100 perekonda läheb just, välja, eks ole. just. Aga see on hästi ilus. Kunagi mõtlesin või ütlesin kellelegi, et mulle tundub, et suurem distants kahe eestlase vahel on üks eestlane. Et kui me ei ole oma vahel tuttavad, meil on ühine tuttav. Kindlasti on keegi ühine tuttav. Ja. Et see on nagu- see on päris tore ju. Ja see on väga ilus, väga inimlik. Ja võib-olla ongi Eesti ka nii turvaline sellepärast, et kõik oleme seotud, et turvalisus või ütleme kriminaalsus ja kõik hakkab parenema, kui inimesed enam tunnevad, et nad ei ole mitte keegi. Jah, või kui saab jääda nagu anonüümseks. Anonüümseks, umbisikuliseks ja mis vahet on, ma ei tunne neid, nad ei tunne mind, ma ei hooli nendest, nemad. Aga kui kõik oleme kuidagi, alati räägid kellegagi ja minu pinginaabri naine käis sinu koolis, et alati on kellegi pinginaabri, eks ole? Ja ka meil tegelikult, me oleme ka ühe inimese kaugusel. Sinu abikaasa. Ja mu abikaasa Eleri on töötab siis koolis meiega. koolipsühholoog siis selles koolis, kus sa töötad. Vanalinna hariduskolleegium, tehke häält, kes on siin vilistlased ja ikka on siin. Ikka on. Nii et räägi nüüd sellest, et sa käisid siin nii-öelda Läti visiitidel, on ju? Aga mis hetk oli see, kus sa avastasid, et nüüd on Eesti nii-öelda see koht, kus tahaks elada? Ja miks? Võib-olla, kui ma sattusin tööle kooli. Siis ma ei pannud ise seda tähele, vaid minu vanemad tulid mulle külla ja ma kutsusin neid kooli ja kohtusid õpilastega ja kohtusid õpetajatega ja õpilased tulid meile koju külla ja koor lauldis neile ja väga palju asju tegime koos. Ja kui nad lahkusid lennujaamas, isa ütles, nüüd ma saan aru, miks sa ei taha siit ära tulla. Äge. Ja tal oli pisar, aga ta sai aru, ja nad elavad kaasa kogu seda Eesti elu väga lähedalt, ja nad armastavad Eestit ka. Aga ta sai aru, et seal oli miski, mis võib-olla hoiab siin. Kuigi Eesti või eestlased, ma ei tea, on ka midagi muutunud võrreldes selle esimese ajaga, kus mina tulen ja palju on head, aga mulle tundub, et on ka ohumärge, aga nad ei pruugi olla seotud Eestiga, võib-olla see on laiemalt ühiskonnaga seotud või maailmaga. Tead, mis mul tuli üks mõte? Mulle tundub, et ma võin sulle öelda, mis on. Sa võid öelda, mis minu mõte on? Ei, mis minu mõte oli. Minu mõte on see, et mulle tundub, et sinu isa sai aru sellest, et sind on vaja Eestisse, et sinu sugust inimest on tegelikult siia vaja. Ma ei tea, kas sind on vaja, vaid et sind tahetakse. Kunagi üks meie kooliõpetaja, üks teatriõpetaja ütles mulle, et armastada tähendab panna kedagi teist tundma, et on vajalik. Võib-olla, et ma ei tea, kui vajalik ta on, aga vähemalt ta tunneks, et on vajalik. Kindlasti, ma arvan. Ma olen rääkinud, siin ruumis jällegi me oleme rääkinud su nendest fännidest. Ma ühe kontserdi backstage'is rääkisin ühe teise nii-öelda Eesti artistiga, kes on ka nii-öelda VHK vilistlane, kellega oli palju probleeme, ühesõnaga. Kellega oli palju muresid, aga tema nii-öelda... Näed, kui on mure, et ei juhtu midagi. Võib asja saada. Ja muidugi. Võib asja saada, jaa. Pärast ütleme mulle, kes ta oli. Võin öelda, aga et tema ka nagu ütles, et tema ei oleks ka praegu seal, kus ta on ilma sinuta, ilma sinu abita. Nii et tegelikult see on päris äge näha nii-öelda. Ma just enne meie järgmise kõnelejaga Liisaga rääkisin ka, et tegelikult sinu mõju või sinu nii-öelda, see mõju, mis sa avaldad, et see on nii-öelda läbi mitme nii-öelda põlvkonna, et see on väga lahe. Aga võib-olla tundub klišee, aga suurem on mõju, mis avaldavad õpilased minule ja nad ei pruugi sellest teada. Ja see on tõesti klišee, jah. Ja. Aga räägime nüüd... Aga aus klišee. Ei, muidugi. Ja nad istuvad ka siin. Ja nad istuvad, muidugi, sellepärast nad ongi siin. Kuule, nii, meil aeg tiksub armutult. Räägi nüüd sellest tundest ikkagi, et kes eestlane on sinu arvates? Kes ta on? Mis loom ta on? Kas ta on nagu kärnkonn?
sinu selles laulus, mis sa laulsid? Aga tead, ma mõtlen palju endale, selles mõttes tihti õhtule analüüsid, kuidas see päev läks, kas ma olin hea sõber, hea õpetaja, millest ma nagu ebaõnnestusin, kes ma solvasin kedagi, kuidas ma parandan seda. Aga ma ei mõtle niimoodi, et ma ei oskaks nagu, ma võin öelda asju, mida ma tunnen, aga ma ei taha öelda, et eestlased on nii. Ja. Sest samas kindlasti mingid ühised nimetajad on, aga oleks, ja ma ei tahaks võib-olla valesti öelda ja võib-olla haiget teha ka. Ma ei taha tulla nüüd mingi mõõgaga. No aga okei, ma saan aru, et üldistada ei ole nagu ilus, aga tegelikult ju mingeid me saame ju mingeid ma ütleksin ka natuke, et natuke edvistada, et ma olen lugenud Eesti kirjandust. Ahah, okei. Et Andres Vargamäe tegi palju tööd, nägi palju vaeva. Ma arvan, et tuli armastus, aga ta ei olnud õnnelik, sest puudus rõõm. Ja palju muud, sest elu ei ole tõde ja õigus. Elus on rohkem. Oht, mis ma näen tänapäeval eestlastel, aga endal ka, et me tahame... No sa oledki eestlane. Jaa. Kahjuks ma unustan mõnikord, et ma ei ole, et peaks nagu mõtlema, muidu ma teen teistele liiga. Aga tänapäeval tahame hullult tunda seda rõõmu ja seda armastust, aga me kardame seda vaeva. Seda töö tegemist. Kardame kannatada. Ja kui tahame olla õnnelikud, saame aru, et on vaja armastada ja tunda armastust, aga kes tahab armastada ja tunda armastust, peab olema valmis kannatama. Loomulikult. Ja kui põgeneme kannatusest, mida natuke tajun, siis jääme kogemata seda õnne. Ja me jääme paljudest nii-öelda nagu kogemustest, tegelikult vajalikest kogemustest ka nagu ilma. Et seda ma näen ja tihti see avaldub, see hirm kannatuse eest avaldub nüüd ühised nimetajad, klišeed, pessimismis ja perfektsionismis. Ja seda ma näen, et eestlased on tihti pessimistilikud. Kuidas sa tulid siia? Mis sulle meeldib siin Eestis vaada? Mis loodus meil on? Mägesid ei ole, me oleme kinnised, me oleme mõttetud. Ja mõtlesin, et mulle meeldivad eestlased. Tulge kooli, ma näitan teile mitu eestlast, kes on nagu avatud ja rõõmsad ja eks ole, natuke hullud. Aga see pessimism peitab ka hirme. Et võib-olla ma ei meeldi kellelegi. Igaks juhuks. Aga mulle tundub... Võib-olla ebaõnnestun ja enne kui ma ebaõnnestun, olen valmis ebaõnnestuma ja ütleme, et kõik on, kuidas sul läheb, pole viga. Aga äkki see on nagu mingi võlts alandlikkus ka, et tegelikult nad teavad. Tegelikult nad teavad sisemuses, et ikkagi Eesti on nagu mega hea koht, aga see on ikkagi selline nagu, no natuke selline... Ma ei taha öelda seda. Ei, see on igas riigis ka, ma võin räägida Argentiina kondisest väga halvasti, aga ära sina ütle ühtegi sõna. Mina ei tohi öelda. Mina ei tohi Maradona kohta midagi öelda. Aga seda võib-olla on see nagu hirm, et äkki ebaõnnestub, äkki läheb valesti. Ja perfektsionism ongi ka kilb, eks ole. Et mina ei taha olla parim lihtsalt selle pärast, et tahan olla teistele nagu parem või et ma kardan, et äkki ma ei meeldi, äkki mind ei hinnata. Äkki arvatakse, et ma ei ole... Mis oli ka Andresel ka probleem, et kunagi ei tahtnud küsida abi. Ma pean ise hakkama saama. Mu isa ütles, nüüd kui me koos oleme ehitanud natuke, siis ta ütleb alati, et parima vaenlane on hea või hea vaenlane on parim. Seda öeldakse ka hispaania keeles. Kuidas sa ütled seda? Lo mejor es enemigo de lo bueno. No, just. Et... Subtiitrid jooksid praegu. Kuidas sa said... Aga see võib-olla on kogu maailmas, mitte Eestis ainult. Ma usun küll. Aga ma arvan, et see on oluline, et seda hirmu tuimestame seda hirmu. Kas telefoniga, YouTube'iga, narkootikumitega või eks ole... No paljud asjad me suudame nii-öelda seda alla suruda natukene. Sest sul on vaja ikka seda rõõmu tunda ja kui ta ei tule, sest armastust ei tekkinud, sest ma ei ole valmis kannatama, pühenduma, loobuma, eks ole... Või võib-olla kontrasti siis ma pean asendama seda. Jah, just. Aga ikka oled tühi järgmisel päeval. See on väga oluline, et... Nüüd tuli õpetaja oma sõnumi. Ei, see on väga oluline, et sa selle välja teid. Ma tahtsin... No näita. Peame lõpetama või? Jaa, ma nägin küll. Me ei pea veel lõpetama. Ma tahtsin küsida identiteedi küsimuse. Mis on tegelikult raske küsimus, sellepärast, et
Sest et minult küsitakse, no kelleks sa siis pead ennast? Oled sa ameeriklane, oled sa nüüd eestlane? Mis nii-öelda selline rahvuslik identiteet, mis see sinu jaoks nii-öelda tähendab? Rahvuslik identiteet? Just. Minu jaoks? Identiteet. Sa oled väga hea peegeldaja. Et kuulumine. See on nagu perekonnanimi. Nimi ütleb, kes ma olen. Minu perekonnanimi ütleb, kuhu ma kuulun. Mina olen Tšema ja Tšema on ainult üks. Jumal tänatud. Aga Tšema on Kamian ja ma kuulun Kamianite nagu kogukonda, kus on mu ema, isa, vennad, õed, nende abikaasad ja lapsed ja mul on vaja tunda, et ma sinna kuulun. Ja vahel ma olin võib-olla seda natuke unustanud, sest mul läks 5 aastat enne, kui ma käisin Argentiinas esimest korda pärast kui seda, kui ma tulin Soome. Sest mul oli olnud raha. Ja nüüd ma olin tervislikel ja siis ma hakkasin käima 2 aastat tagant või 3 ja tervislikel põhjustel pidin olema 2 aastat tagasi pool aastat seal. Ja siis ma sain aru, et mul on vaja kuuluda sinna, et mul on mitte, et ma pean suhtlema nendega, sest neil on vaja minust kuulda, mul on neid vaja. Ja võib-olla rahvus ongi laiem perekonna nime, et mina olen Tšema, mina olen Kamian, aga mina olen argentiinlane, mina olen, kui lubate, natuke eestlane, et mul on ka Itaalia kodakonsus. Aga ma ei tunne Mike drop lihtsalt siia lõppu nagu. Aga vanemate pärast. See on teine lugu, jah. Aga kunagi küsiti, miks ma ei võtta Eesti kodakondsust. Kodakondsus ei ole rahvus ka. Kodakondsus on lihtsalt meie juriidiline suhe riigiga. Ma ei julge seda paluda. Miks? Ma ei tea. Ma ei tea, kas ma ei usu, et ma päriselt, et ma vääriks seda paluda. Vaidlen vastu. No, see on subjektiivne tunnetus. Et, ja samas sellega kaasneb palju bürokraatia. Ma olen bürokraatilistes küsimustes hästi lais. Kas ma peaksin loobuma Argentiina kodakondsusest, Itaalia kodakondsusest ja ma peaksin käima nagu, et see on, et aga ei tunne, mul oleks raske. Ütleme nii, et ma arvan, et sa tead isegi, et tegelikult nagu sa ütlesid, et kodakondsus ei tähenda nii-öelda rahvuslik identiteet. See ei võrdu nii-öelda õnneks. Kas ma võin ühe naljakas ja veel rääkida? Palun. On meil veel? Ja. Nii. Mina võin tunda ennast eestlasena. Ja. Eestlane olen, eestlasena. Ja. Võta kitar. Võta kitar. Aga ükskõik kuhu poodi ma lähen. Kas vene keeles või inglise keeles minuga? By default. Ongi nii. Nii. Ja kõige naljakam, et see oli kriitika, see on nali, aga see juhtub. Isegi koolis teatud lapse vanematega. Et mina räägin eesti keeles, ma loodan, et arusaadavalt. Ja ta vastab mulle inglise keeles. Ja ta vastab õigesti, sest ta sai minu küsimusest aru. Ja mul juhtub seda nii tihti. Ma käin poes, mul oleks vaja parandada seda printerit, seda ei tööda. What is the problem exactly? Ja sest ta ei printi, sest võib-olla, have you tried to... Ja siis ma mäletan hiljuti, ma läksin kohvimasinaga hooldusesse ja teine müüja kõrvalt nagu vaatas niimoodi. Kuule, mis sa teed? Räägi eesti keeles temaga. Mis vestlus see nagu on? Ja eile ma olin koolis, tulid õpilased, mingid vanemad. Head aega oli tore teid näha, väga tore. Tšau, Tšema, näeme homme. Üks ema, et very nice to meet you, hello. Nagu, por qué? Kuule väga... Aga hispaania keeles olen, mitmed inimesed oskavad hispaania keelt. Ja üks huvitav vestlus oli mul president Toomas Ilvesega, kui ta oli president. Jah, oskab hispaania keelt. Eesti on väike riik, isegi Tšema satub vestlema presidendiga. Ja, no see tähtis mees. Ja rääkis väga hästi hispaania keeles. Tõsi ka, jah? Väga hästi. Lisaks Twitterile oskab ka hispaania keeles rääkida. Teised inimesed ümber olid natuke närvis, et mida nad räägivad. Ahaa, ja, muidugi. Salateenistus oli juba siuke, et
Google Translate tõlkige ära. See oli täielik small talk. Aga ikkagi oli hea tunne, on ju, muidugi. Kuule, ma tahaksin tänada, et sa aega leidsid. Ma tean, et sa pead lõpetamistele kiirustama. Me tahtsime sulle öelda aitäh. Ja meil on üks väike kingikott ka sulle. Kingitus, sellepärast ma tulingi. See on ju tegelikult ainuke põhjus, miks ikkagi tullakse, on ju. Kas me võiksime teha Džemale suure aplausi ja tänada teda selle eest, et sa meiega olid, et sa selle aja võtsid? Ei taha. Meil sai muidugi Džemaga vesteldes kogu aeg otsa. Tegelikult on ju teil võimalus veel küsimusi esitada, kui kellelgi näiteks teisel pool ekraani või siin koha peal. Ma tean loomulikult, et kõige parem viis, kuidas saada inimesi mitte küsimusi küsima, on see, et küsi, et kas kellelgi on küsimusi. Aga sellegi poolest praegu on see võimalus, kui kellelgi tekkis mõni huvitav küsimus seoses ükskõik millega, millest me rääksime. Et ühesõnaga, et siis te teate YouTube'is, et te võite ka küsimusi esitada vabalt chati. Küsige, sest muidu ma lähen koju pärast mõtlen kõik, mis ma ütlesin. Ja jube piinlik. Jah, just jah, et küsige, et Džemal piinlik ei oleks. Nagu öelda. Jah, küsige, et tal piinlik ei oleks midagi. Tagumine laud. Või te teate juba kõikide kohta? See tuli üllatusena, et sul ei ole Eesti kodakondsust. Aga tundub loomulik, et tal võiks olla, on ju. Võt. Aga bürokraatia, mis sa teed? Nii, see laud siin. Mis te tahate küsida? Itaalia kodakondsus tuli ka üllatusena. No see on, et minu vanavanemad on itaalased ja ma võtsin selle nagu passi enne, kui ma tulin Soome, et oleks lihtsam Euroopasse tulla. Jah. Loogiline. Aga samas see on nagu, et ma ei pidanud midagi erilist tegema, sest Itaalias kodakondsus kantakse nagu verega, ütleme, edasi. Et lihtsalt ma käisin saatkonnas ja ma olin registris. Ja juba andsid kätte, jah. Et ei pidanud aga see, et ma olen itaallane, see tähendab, ma olen tüüpiline argentiinlane, sest tüüpiline argentiinlane on 50% Itaaliast, 50% Hispaaniast. Paned kokku ja tuleb... Ja saad kokku sükse Argentiina kokteili. Jah, väga hea. Üks küsimus tekkis siitpoolt. Nii. Kuidas sa kooli sattusid? No kuidas sa sattusid kooli? Sellest jäi rääkimata meil, jah? Sellest jäi rääkimata, et kuidas väga hea küsimus. Väga hea küsimus, jah. Anna see kingikott tagasi. Nii. Et üks tuttav, üks inimene, kellega sain tuttavaks, palus, ta töötas VHK-s ja viis mind kokku kooli direktoriga, et kas ma oleksin nõus andma 2 korda nädalas hispaania keele tunde. Ma mõtlesin, et miks mitte, huvitav, ma oskan hispaania keelt ja siis ma läksin 2 korda nädalas terve aasta. Kuna ma töötasin ka, et lisaks, sellest ma ei rääginud, aga kuskil oli kirjas, et ma töötasin ka Soomes metsatööstusega ja töötasin ka saatkonnas ja töötasin ühes juhtimiskeskuses, kus korraldati palju seminaare juhtimisest, eriti iseloomul, isiksusel ja voorustel põhinev nagu juhtimine, siis küsiti, kas ma võiksin tulla kooli tegema nagu ühte kursust voorustest ja eetikast 11. klassi õpilastele. Ja ma tulin. Ja järgmisel aastal küsiti, et äkki sa tahaksid anda ka 12. klassile, 11. klassile ja võtta 10. klassi klassijuhatajana. See on nagu koolis. Ja annad ühe väikse sõrme, muidugi. Siis ma ütlesin, ei, väga tore, siin on nii toredad inimesed, toredad noored ja ainus probleem oli see, et mida rohkem, siis mul oli 1 klass ja 2. klass ja 3. klass ja õppealajuhataja ja siis gümnaasiumi juhataja läks ära, mina tulin tema asemele ja et firma kolleegid või partnerid ei olnud väga rahul. Et sest paratamatult, isegi kui ma armastan seda äritööd, aga kui ma lähen magama, mina panen arvuti kinni ja packing list, arved, kõik see jääb sinna. Aga laste, vabandust nüüd, et ma nii ütlen, aga laste probleemid, mured, tervis, sa ei saa, nad jäävad sinusse kogu aeg. Ja kogu aeg on see, mis sul on peas.
ja võib-olla ettevõttes kogu see loominguline pool hakkas kannatama, sest mõtteid enam ei ole, sest sa mõtled kogu aeg oma klassile või õpilastele. Ja siis tegime ettepanekut, et nüüd ma töötan ettevõttes umbes tund aega nädalas, sest nad palusid ja mina lojaalsuse pärast jäin sinna, sest ma tegelen raha asjadega ja nad palusid, ma teeksin edasi, aga sisuliselt olen sealt nagu kõrvale jäänud. Mul oli, ma importisin ka veini. Tõsi või? Argentiinast, Eestisse ja Venemaale ka. Väga. Aga veinist loobusin, kui hakkasin koolis töötama, et ei tekiks natuke arusaamatusi, ütleme niimoodi. Võib-olla igaks juks. Oota, on Malbec su lemmikvein või? Sõltub mille kõrval. Aga no liha kõrval küll. Steigi kõrvale. Malbec või Cabernet Sauvignon. Okei. Ja. No nii. Võime suvel grillida ja siis... Kokku lepitud. Kuule, aga veel kord aitäh. No okei, sa lunastasid ikkagi selle tagasi. Teeme veel kord suure aplausi. Aitäh teile. Tšema. Me lähme pisikesele vaheajale ja siis on juba järgmine külaline meil siin ees. Kulge, siin uus laine koha peal. Kuidas teil siia nii tunne on? Läheb meil hästi ju? Täitsa sujub. Järgmine külaline on kohe meie ees mõne minuti pärast seniks. Tšau. Aitäh.